Tere! Betsafe'i spordipodcast on taas teie ees ja koos Toomasega ajame tänagi juttu mõne või kahe Eesti sellise tuntud sportlasega, küsime, kuidas tal läheb. Omavahel öeldes on tegelikult sellest koroona juttudest juba täiesti siiber, aga me ei saa üle ega ümber sellest, me peame rääkima. Küll aga ma võin vist juba ette öelda, et me proovime rääkida ka juba nii-öelda väljatulekust, et kuidas me välja tuleme. Meil on täna kaks külalist, Oliver Venno, võrkpallur, kes jäi oma töökohast ilma Istanbuli Galatasaray meeskonnas ehk Türgimaal. Ja teise kõne võtame mitte siit kaugele, aga ikkagi üle piiri Stockholmi, kus on meid ootamas Eesti jalgpallikoondise ja Stockholmi AIK mängija Karol Mets ja just Karoliga räägimegi sellest, kuidas siis rootslased on üle elanud selle raske aja, nad on valinud hoopis teistsuguse tee kui muu maailm ja mismoodi siis koha peal Rootsimaal see asi kõik välja paistab. Nii et ilusat vaatamist ja kuulamist ning meil peaks olema nüüd ühendus ka Oliver Vennoga. Tere, härra Venno! Tere. Tausta järgi nüüd võimatu öelda, kas sa oled Eestimaal või Türgis? Ma pigem pakuks, et Eestimaal. Jah, ma olen Eestimaal juba jõudnud. Oliver, Kalev juhatas su sisse, öeldes, et sa oled hetkel töötu võrkpallur. Kas see vastab tööle? Hetkel seisuga küll, jah. Ehk et räägi meile korra üle, et sa tegelikult oled tõepoolest juba mõned päevad Eestis tagasi, et Galatasaray, nagu kogu Türgi võrkpallihooaeg, poolikuks ta jäi, eks ju. Aga mis see Galatasaray siis täpne policy nüüd uus on? Et me oleme kuulnud jutte sellest, et põhimõtteliselt legionäre enam ei võeta, et kas see isegi kehtib sinusuguse superstaari kohta? Esialgsete andmete kohaselt oli jah niimoodi, et mänedžer võttis ühendust ja ütles, et Galatasaray ei palka ühtegi välismängit, aga täna ta juba kirjutas mulle, et ütles, et võib-olla isegi võetakse, et see asi on lahtine, et ta pidi vist Twitteris selle asja ümber kirjutanud olema juba, et ei ole enam samal meelel, et ühtegi välismängijat ei palgata. Aga kuidas see on siis, kas su leping sai läbi, lõpetati päeva pealt ära, sa ei ole enam nii-öelda seotud Galatasarayga, ehkki tegelikult ma saan aru, et Türgi liiga justkui tahab ju mängida suvel edasi veel? Ja nad tegid sellise otsuse, et Galatasaray mängijad nii mehed kui ka naised viimased 2 kuud nagu palka ei saa. Ja sellega lõpetati leping ära, aga nad jätsid jällegi õhku selle, et kui me peaksime edasi mängima, siis saab selle viimast 2 palkaga kätte. Kas see tähendab seda, et sul on kohustus sinna juunikuus tagasi minna, kui tuleb kõne ja öeldakse, et mehed peab mängima hakkama? Otseselt nad nagu ei öelnud, et kohustus on, nad ütlesid lihtsalt, et nagu me ootame siin tagasi, kui me peaksime mängima. Räägi natukene enne, kui me lähme ikkagi nagu päris sporditeemade juurde, et kuidas see elu seal Türgis ikkagi siis nendel viimastel nädalatel oli, et Türgi oli ka selline, kes üritas väga pikalt vastu punnida ja ei tahtnud kohe kõiki liigasid ja sportimist kinni panna? Jah, et me viimase liigamängu mängisime märtsi lõpus tühjade tribüünide ees, et see oli ka omamoodi kogemus, see oli nagu treeningmäng tundus niimoodi. Aga üleüldiselt pildis nagu pandi ka kõik baarid, restoranid, koolid, kõik asutused pandi nagu kinni. Et ainuke seda, mis jäidki, olid apteegid ja toidupoed nagu. Ja nendel on ka siis samasugune nagu Eestiski, et 2+2 nagu, et aga hoidke vahet ja poes olid igasugused märgistused maas ja pidi lihtsalt eemal hoidma teistest. No meil inimesed peavad sellest väga kinni, türklased on ikkagi selline vähe temperamentsem rahvas, et kuidas neid ohjas hoitakse? No nii palju, kui mina poes käisin, siis hoidsid küllusti vahet, ei olnud nagu mingit trügimist ja värk, et algul oli samasugune teema, et kui see esimesed viiruskandjad nagu Türgis teatavaks tehti, et siis oli küll jälle poed täiesti tühjaks ostetud, samamoodi vetsupaber oli kiirelt läinud, et ma ei tea, mis nad sellega teevad, aga samamoodi on kõik tühjaks ostetud. Aga see paari päevaga täitus jälle kõik poed ilusti täis ja ei olnud mingit probleemi. No sinul endal sellise rahuliku Eestimaa mehena ilmselt kodus istumisega probleeme ei olnud või kuidas sa seal aega veetsid? No ma olin jah, midagi erilist aga teha ei olnud seal, et me saime nagu individuaalselt kavad saime, mida me pidime täitma ja nüüd eelmine nädal tegime esimesed videokõned ka koos teiste mängijatega, et näitame, mismoodi me nagu trenni teeme.
et me ikka teeme trenni, mitte et ei puhvelda. Huvitav situatsioon, et ühtpidi nagu ütlesime, et oleks nagu töötu, aga teistpidi päris töötu, eks ju ei ole. Aga kellele sa nagu näitad või mis alustel sa nagu näitad siis praegu, et kes siin nagu kontrollib, et mis alustel üldse, palka ei maksta, lepingut ei ole, mida sa võimled seal? Jaa, aga ise tahad ka tegelikult ju ennast vormis hoida, et mis sa siin kodus ikka tühja passid, et parem teen natukene liigutada ennast, ega see ju ei võta seal tükki küljest ära, et see on tšukke 45 minutit kuni tund aega teed selle ainult ära ja see käib nagu ruttu. Seda on hea kuulda, sest me tuleme pärastpoole ka rahvuskoondise tegemiste juurde ja küsime su käest ka eelmise ja selle hooaja kohta, aga Türgis oled sa nüüd mänginud põhimõtteliselt 5 aastat, on ju? Enne seda 5 aastat mujal, sul on väga põnev nagu CV mängija mõttes, sa oled mänginud Sloveenias, Saksamaal, Venemaal, veel mõnes kohas. Miks just Türgi on sulle siis nüüd nagu koduks saanud? Ma ei tea, kuidagi läks niimoodi, et esimene aasta, kui ma Türgis käisin, et siis oli küll niimoodi endast, et nad ei võtnud nagu sind omaks kohe ja kuidagi nii imelik oli nagu seal mängida, et kuidagi teistsugune nagu Euroopas võrreldes. Aga siis tehti mul uus pakkumine oli teises klubis, ma ütlesin, et proovin veel 1 aasta, et kui midagi ei tule, eks ma siis vahetan nagu riiki. Aga seal nagu sai ilusti kõik asjad käima ja enda esitused tulid ka päris hästi välja ja siis nagu kõik nagu klappis ja nad hakkasid sind omaks võtma ka, et nad türklased on sellised, et algul ei võta omaks, aga pärast on sul parimad sõbrad nagu. Aga Galatasaray, ma tahan küsida just Galatasaray koha pealt ka, et see on nii suur klubi, et seal on nagu vutt on ülikõva. Kos mõned aastad tagasi oli ka enam vist praegu nii hea tasemel ei ole või nii kõrgelt mängu ei mängita, Euroliigas need ei ole. Aga ikkagi, et kuhu see võrkpall seal mahub, mismoodi see suur klubi nagu toimib tervikuna? No jah, ikka esmatähtis on jalgpall, et jalgpallurid saavad kõige parema nagu koolituse ja asjad sealt nagu ja meile põhimõtteliselt jääb selline mulje lihtsalt, et mis pudeneb sealt jalgpalluritest ja korvpalluritest, siis need saame nagu meie, aga ei saa nagu viriseda ka millegi üle, et korter on korralik, sama auto sain ka, treeningtingimused on korralikult, et kõik on nagu tipp-top, et ei saa nuriseda nagu selle üle. Türgi kuvand spordimaailmas on pigem ikkagi ju selline, et palgad jäävad maksmata ja mingi peavalu on pidevalt. Ma saan aru, et sina oled ületanud sellise kriitilise piiri. Et oled juba nii kõva mees, et sulle palka maksmata ei julge jätta. Ei, neil on ikka, Galatasarayl on iga aasta sellega, et neil jäävad nagu, et iga kuiselt kindlal kuupäeval ei tule see summa. Aga hooaja lõpuks on sul ikkagi kõik rahataskus, et see sellist muret ei ole veel olnud, et nad jätavad tegelikult maksmata. Aga räägi siis tegelikult ju, ega siis aeg lendab ruttu ja loodetavasti ka need koroonanädalad lendavad meil ruttu. Kuidas sul uue klubi otsimine tegelikult praegu käib? Et ma usun, et sa ju ei pane kõiki ühte korvi, et eeldades, et äkki ikkagi jätkad Galatasaray's või kuidas? No hetkeseisuga vist pigem ei jätka ikka, et keegi ei ole nagu huvi sealt tundnud minu vastu, aga kunagi ei või teada, aga olen nagu avatud pakkumistele ja esmajoones jääks ikkagi Türki, kui on võimalus, et seal mingi paar pakkumist on, mis ma jätaksin veel oma teada, aga eks võib-olla siin mõningate päevade jooksul selgub midagi, vähemalt mänedžer andis nii loota. No okei, Türgi sa mainisid ära, aga mis need veel kriteeriumid on, mille järgi sinusugune mees valib, kes on ikkagi endal juba ka nime teinud? No hetkeseisuga koroona ajal ei ole väga, ei hakkagi valima, et tuleb mingi enam-vähem pakkuma ära, siis kirjutab alla kogu moos, et siin see majandus ja kõik need asjad on suhteliselt raskes seisus ja nad ei lähe paremaks. Ehk et tegelikult natukene väikene hirm on selles mõttes küll, et ikkagi tahaks mingigi töökoha saada. Ja, et no seda kartust töökoht nagu üldse ei saa, aga tahaks jah, et ikkagi lähiajal ära selle alla kirjutada ja siis on nagu selle asjaga korras. Ei tea, mis siin üldse saab. Oled sa oma peas välja mõelnud enam-vähem sellise nii-öelda palga langemise protsendi, et millega sa oleksid nagu nõus võrreldes selle Türgiga. Ma saan aru, et selliseid mehi, kes praegu tegelikult sinu moodi kodus on ja mõtlevad, et küll ma kuskil mingi koha ikka saan, neid on ikkagi väga-väga palju. Et mis see summa on või protsentuaalselt, mis see on, mis sa oled nõus vastu tulema või alla tulema?
no ma mõtlesin ma ei täpselt ei ole, aga ma arvasin, et selline äkki 35-45% nagu on alla nõus tulema. No ilmselt jah, see spordimaailm meil muutuma hakkab ja need, kes võib-olla täna veel optimistlikult usuvad, et see kõik läheb samamoodi edasi, need pettuma peavad. Et ma ei tea, hüppame siit ikkagi rahvuskoondise tegemiste juurde, et ma arvan, et see täna veel isegi aasta hiljem võib-olla võiks isegi nii öelda on põnev teema, et uus peatreener, Cédric Henard, kui hästi sa teda tunned? Me ega ei tundnud teda väga üldse, et ei teadsin ainult, et ta on Berliini klubi treener ja ta oli Timol treener, kui ta Turkuas oli ta. Et ega rohkemat taga ei teadnudki. Nii, aga treener on, eks ju, koondise nimekirja avalikustanud, sina oled seal sees, mis ilmselgelt tähendab, et treener on sinuga suhelnud, sa oled nõusoleku andnud. Kas treener on juba saatnud mingisugused koondise kavad ka, kas seal on äkki ka mingisugused kaalupiirid ja muud jutud sees? Ei, hetkel sellest ei olnud juttu, et lihtsalt rääkis, et kas ma olen nõus tulema. Nagu algul oli jutt, et põhivõistkond tuleb nagu kokku Euroliigaks, ehk siis mai-juuni, aga ilmselgelt seda ei saa teha. Et siis esialgne plaan oli ju noortega teha teine pool, et juuli ja august, et kas ma olen nõus sinna tulema ja põhimõtteliselt ma ütlesin et kui ma Türki ei pea minema, et siis ma olen nõus nagu tulema. Kas sa sellest eelmisest saagast, mis oli, midagi õppisid ka? Kui sinusugune suur staar üldse mõtles sellise asja peale, õppisid sa midagi sellest eelmisest saagast, mis oli? Midagi ikka õppisin, et mis seal ikka, see on minevik ja selle peale ei ole vaja mõelda. Aga kas sa oled ju Gianniga kindlasti hiljem ka suhelnud või oled või ei ole? Gianniga ei ole, aga Mirkoga olen küll, jah. Okei, ehk et teil mingit sellist tõsist mingisugust vimma ei jäänud üles või mingit rusikat oskusse? Ei. Mina üritasin siin nagu kvaliteethuumorit teha, eks ma sellepärast küsisin, kas Henard on juba saatnud plaanid välja, kas seal on mingid kaalunumbrid sees või kõik muud jutud. Tegelikult meid huvitab ju palju rohkem see, et meil on diagonaale praegu seal nimekirjas 3 tükki. Peale sinu on veel Rene Teppan ja Hindrek Pulk. Rene on juba öelnud tegelikult ju, et ta kavatseb selle aasta võtta oma õla ja selja korda tegemiseks. Hindrek Pulk ei saanud Prantsusmaal Chamontis peaaegu üldse platsile. Ehk et kui nüüd sina äkki suvel siin hakkad, ma ei tea, nagu lõõgastuma ja otsustad ka, et sa ikkagi ei jõua sinna koondisesse, siis on Eesti koondisel ikka väga, väga rasked ja mustad päevad ees, kas pole? Ja, võib ka nii öelda, aga samas on jälle see, et praegult on ju aega puhata ja ma ei arvan, et Reneel ka ei ole see lõplik vastus, et ta ei tule, et kui see ikka ei ole siin, ütleme 3-4 kuud mitte midagi teinud, et ei ole väljagi saanud, et ma arvan, et kõik mehed on väga entusiastlikud ja tahavad võrkpalli mängida. Ehk et ka Toomase küsimus oli võib-olla ka natuke selline, et ega sina ei kavatse lõõgastuda väga pikalt? Ei, mina ei kavatse. Mina ikka kui vähegi saab, siis tahaks juba trenni teha, et siin nagu jõusaali minna või randa hakata mängima, aga praegult ei ole mitte midagi lubatud, et loodan, et see asi saab varsti läbi ja samas on kõige tähtsam asi on ikkagi järgmine. No kurb on see, et kui see aasta lihtsalt, et kokku saada ja kogu hoos. Kurb on see, et kui Eesti koondis nüüd tõepoolest ei saa ka Euroopa liigat mängida, et siis võib-olla selliseid väga tõsiseid mänge ei tulegi. Aga ma arvan, et siin hetk tagasi kuulis vähemalt võrkpallisõber küll kõige tähtsamat ja kõige toredamat uudist, mida sai kuulda, on see, et Oliver Venno on ikkagi valmis täiega jälle koondise tegemistes osalemas, sest ma arvan, et on palju neid, kes arvavad, et Eesti koondise EM-i ebaõnnestumise üks põhjuseid oli ikkagi see, et diagonaalründaja Venno turniirid kõrval jäi. Ma ei tea, vaatasid ju ise seda, et poole aasta tagust turniiri praegu meenutades, et kas siin mõnel tuleb siiamaani tuleb ikkagi pisar silma? Ja, et ma ise vaatasin ka mängu, et ma olin juba sellel Türgis, kui nemad EM-il olid ja eks
eks seal oli ka selline, et aga alguses ju mindi ka sellega, et meil on väga hea võimalus saada teine koht ja ka sama hästi me võime ka viimased olla, et kõik olid nagu tasavägised ja seal lihtsalt seekord läks nii, et mis seal ikka. Sa ütlesid, et sa kodus ikkagi vaikselt trenni teed. Me ju teame sind ka kui vanat rannahunti, eks ju, ka siin hilisemal ajal oled võib-olla isegi veidi käskudest keeldudest üle astudes vahel suvel rannas käinud möllamas. Praegu sellised 2+2 reeglite raamides rannas saaks ju juba enam-vähem teha. No blokki ei saaks minna ju. Jah, blokki. Et venelast saab ainult mänginud ühe puutega üle jäänud, aga väljas on veel natuke jahedad ilmad ka, et veel ei saa, et täna ju sadas lund täitsa ja ka jah, põhimõtteliselt küll, et kui mingi variant peaks tekkima, siis ma arvan küll, et läheb randa mängima. Aga kuidas sa praegu ennast siis vormis hoiad, mis see Türgi kava on? Teedki toas 45 tundi aega järjest mingid asju? No põhimõtteliselt küll jah, et meil on nagu 2 programmi, üks on nagu kauliaste programm, nagu küljed selline asi ja siis on nagu kükid, õlad, jalad nagu, et põhimõtteliselt jah, oma keha raskusega ja kummilindiga teed nagu trenni, et ega siin muud väga varianti ei ole. Üsna tüütu ja vastik tegelikult. Jah, aga meil on õnneks see, et me tegime esimest programmi tegime vist siin nüüd 3 nädalat ja sellest nädalast hakkasime nüüd anti meil uus programm, et vahetatakse suht tihedalt seda, et ei ole väga hullu. Ilmselt kõik, kes meid kuulavad ja kes natukene rannas mängida tahavad selle suvel, jäid praegu nagu kõrv kikkis kuulama, et kas sul on plaan selles mõttes nii paigas, et on sul juba paariline ka olemas, kui sa rannas äkki siin kas või trenni mõttes mängima lähed, et või mõni mees ennast pakkuma tulla praegu? No ikka võib keegi pakkuma tulla, et praegu ei ole küll mingid, lihtsalt on väiksed mõtted lihtsalt, et Kollo võtad, kui Kollo tuleb, ütleb, et tavai teeme. Kollo ka ikka läheb, kui vaja on. Kruus vabalt. Kruus oli väga hea omal ajal. Kruusi õde oli väga hea. Me vaatajatele meenutame, et Kalev Kruusi õde on olnud rannas Euroopa juunioride meister. Ja mina treenisin ta selleks, Ja, nii et siin on ekraanil praegu õige palju võrkpalligeeni. Aga Oliver, kas nüüd oodates seda otsust, õige, et millal see liiga siis selle otsuse ära teeb, kas mingid kuupäev on välja hüütud, et sa ütlesid, et proovitakse äkki juunis, aga mismoodi su kalender välja näeb, et mida sa praegu ootad? Ootage, mis nad otsustavad, et ma üleeile või rääkisin treeneriga, et mis värk on, siis ütlesid, et ei tea veel midagi. Et seal on ka see süsteem nagu, et ütlesid välja niimoodi, et kui jalka jätkab, siis võrkpall ka jätkab. Et aga kui jalka lõpetab ära, siis võrkpall lõpetab ära. Okei. Noh, ilmselt jah, siin nädalatega ja päevadega muutub nii palju, et pikki plaane ette teha ei saa, et mõned siin organisatsioonid on üritanud vähemalt otsustamise kuupäev endal paika panna, et saame kindlasti näha, eks me võib-olla kaudu teisi radu siis kuuleme ka sinu Türgi seikluse lõpust või lõpetamisest eraldi. Okei, kuule. Mul on üks küsimus veel. Küsi. Kui sa nüüd äkki, kui kõik maailma liigad lõpetavad ära ja ainult Eesti liiga hakkab sügisel peale või Eesti-Läti liiga Kredit 24 meistriga nimel, mis iganes? Eesti-Soome liiga. Eesti-Soome liiga. Sa peaksid nüüd ikkagi juba tulema Eestisse, ütleme siis vanaduspõlve pidama 29 aastane mees. Mis klubi see siis oleks? No ma arvan, et ikka Bigbank, kui võetakse. Et see on koduligidel ja et jah. Aga loodame veel, et ei pea, et tahaks ikka veel mõned aastad ikka kindlasti välismaale mängida. Kas enne välismaale minekut Tartu pereleivaga jõudsid üldse täiskasvanud Eesti meistriks tulla? Ei jõudnud, ainult karikavõitjaks. Jah. No siis sul on ikkagi veel käimata teid kõvasti Eesti võrkpallis. On. Ja. Aitäh sulle, vaata, et sa liiga ei tee oma kõhulihastele seal. Et see võib ka võib-olla natukene mingi teise spordiala peale pead lõpuks minema. Aga ole tubli ja kahtlemata tore, et sa nüüd koondises tagasi oled ja loodetavasti see Rick Enard on piisavalt mõistlik mees ja annab sulle palju mänguaega ka, et sa siis püsid terve. Aitäh sulle. Aitäh, Oliver.
Nii, me oleme siis Oliver Vennoga rääkinud ja tegelikult küll tore, et no võt täpselt see ongi juba see, et me ootame nii hirmsasti, et igasugused mängud ja asjad lahti läheks, et me tahaks ka Oliver Vennot näha mängimas Eesti koondises järgis. Miks me ei tahaks? No just, et ma arvan, et nii nagu me korra välja ka ütlesime, et kui Venno täna ütleb, et ta kindlasti tahab koondises mängida, millal iganes need mängud lõpuks on, et see on tõepoolest hea uudis Eesti võrkpallisõpradele. Ja eks seda kas või millal need mängud üldse tulevad, see on juba täiesti omaette teema, aga igal juhul mul tundub, et me suutsime selle väikse intervjuujupiga siin ikkagi tavalisest veidi rohkem positiivsust luua. Isegi olukorras, kus mees on tegelikult enda peas välja mõelnud, et ta on nõus palgas alla tulema edaspidi 35-40%, mis on päris palju ikkagi. Jah, mis näitab, et tõsine Eesti mees adub väga hästi, milline see olukord spordis hetkel ja lähitulevikus on. Nii, aga nüüd vaatame, milline olukord on hetkeseisuga Rootsimaal Stockholmis ja Karol Mets peaks olema meil nüüd ka teised pool ekraani. Härra Mets, kas te kuulete meid? Jaa, kuulen teid. Tervist. Stockholm, Tallinn, liin on loodud. Laevaga hetkel sõita võimalik sinna ei ole, lennukid ei lenda. Kuule, meie olime ammu juba koduses karantiinis, kui rootslased veel tegid kõvasti pulli ja kõik toimis. Rootsi ujus nagu justkui vastuvoolu ülejäänud maailmale. Mis see seis seal hetkel on? Kui palju te nüüd olete ka asju kinni pannud? No ma ütlen ausalt, kinni me ei ole mitte midagi vist pannud, et koolid töötavad, kondiiter küpsetab oma saiakesi samamoodi, et restoranid kõik on avatud, et ma ütleks, et täiesti, kui sa ütlesid, et vastuvoolu ujume, siis eks me vist natuke ujugi, et midagi nagu muutunud ei ole ja kui uudised ei räägiks koroonaviirusest, siis ma ütlen ausalt, et ma ei teakski, et see siin üldse on, et kuidagi suhtumine sellesse on täiesti teissugune ja siuke nagu, ma ütlen ausalt, mingit hirmu või stressi või pinget ma üldse ei tunne, et väljas mingisugune viirus liigub, et see õhkkond, mille siis valitsus on nagu tekitanud, on hästi teissugune. Aga kui sa ütled, sina ei tunne seda hirmu või stressi, aga kui sa kohalikega, tuttavatega juttu ajad, kas see on üldine selline arusaamine või on seal ikkagi ka serva neid teooriaid? Kusjuures me just täna rääkisime Rootsi poistega, trennikaaslastega, et mis nemad arvavad, nad ütlesid samamoodi, et nad ei tunne üldse nagu, et siin nagu on mingisugune viirus või üldse mingisugune asi ringi liiguks, et olukord on kuidagi täiesti rahulik, inimesed käivad tööl, trennis, koolis, et see on nagu kuidagi, no ma ütlengi, et see nagu tava olukorrast võib-olla eristab see, et nagu vähem inimesi on küll tänavatel ja võib-olla mingisugustes ostukeskustes, aga suures pildis kõik nagu toimib ja riik nagu liigub samamoodi edasi nagu enne seda viirusest. Sa ütled Rootsi poisid, nemad eks ju korralik selline ontlik sotsiaaldemokraatlik ühiskond, nemad usaldavad oma valitsust, aga teil on klubis tegelikult väga kirju seltskond, ma huvi pärast käisin vaatamas, seal on Ghana, Liibanoni, Albaania, Kongo, Serbia, Keenia, Tuneesia, Eritrea mehed, eks ju, lisaks siis põhja-eurooplastele. No Balkani poissi ka. Ehk et kas nende meestega juttu ajades, ehk et miks ma seda küsin, meil on nii, et Eestis täna tuttavatega rääkides, arvamusi serva. Ühed ütlevad, et see, mida Rootsi teeb, on jumala õige ja teised ütlevad, et Eestiski tuleks veel rohkem vinti peale keerata. Teil on seal nii kirju seltskond, kas need kõik need kaugelt tulnud mehed jagavad seda teooriat või on seal ikkagi eriarvamusi? Selles mõttes, et meil oli seda olukorda kirjeldab hästi see, et meil oli nagu 1. aprillist oli vabatahtlik, kes tahab trenni tulla, 1. aprill kuni 7. aprill saate trenni teha meeskonnaga. Ja kõik vennad olid kohal, ehk siis nagu, et see vist nagu kirjeldab kõige paremini seda mõttekäiku, et mis nemad sellest arvavad, et ma arvan, neil on samasugune siuke mõtteviis, et kindlasti kõik austavad need reegleid ja nii edasi, aga nagu, et nad ei saa kuidagi lasta selle oma elu mõjutada nii rängat või midagi sellist. Ma ei oskagi siin paremini seisukohta öelda või võtta. No okei, aga kui sellest koledamast poolest veel rääkida, siis ikkagi see nii-öelda meie hulgast lahkunute arv on Rootsis kordades suurem kui näiteks naaber Soomes või Norras. Et kuidas see valitsus seda põhjendab, et kuidas nad seda põhjendavad inimestele ära? Kas seda üldse näeb uudistes? Selline info on üldse uudistes olemas? Ma olen kuulnud, et iga päev kell 2 vist äkki peaks olema pressikonverents, kus siis riigi tähtsamad härrad kajastavad eelmisel päeval juhtunud sündmusi
ja muutusi ja nii edasi, aga ma ütlen ausalt, kuna ma ei loe ise uudiseid, ma ei oska öelda, kuidas nad põhjendavad neid küsimusi, kuidas nad neile vastavad, et kindlasti need on väga rasked küsimused, millele vastata ja millele üldse midagi nagu kaasa rääkida, et ma ei oska seda täpselt kommenteerida. Okei, aga nüüd jalgpalli juurde tagasi, et liiga on ometi hetkel pausil, liigas mänge ei mängita. Liiga on pausil jah, et kõik sihivad, kõik meeskonnad loodavad, et 6. juuni on see esimene nädalavahetus, kui pall mängu pannakse, aga hetkel ma ise ütlen küll, et see tundub natuke veel vara. Miks? Kui kõik on nii tore? Kõik on tore küll, aga siiski need üritused on kuni 50 pealised võivad olla need publikud ja asjad, kus üritused toimuda võivad, et seda nad on üritanud nagu vältida. Et meie klubi kindlasti on öelnud, et nemad nagu ilma publikuta mänge mängida ei tahaks. Et see, et selles võib-olla võib see olla see küsimus, sest see finantskadu sellest, kui sul on 20 000 inimest või 0 inimest regulaarselt mängu vaatamis, see on päris suur. Kuskilt kalendrist ma nägin ka 16. maid, kus endiselt peaks olema poolfinaal paigas. Seda ei ole ära muudetud või see on mingi vana? Selle nimel me praegu trenni teemegi. 16. mai peaks olema karika poolfinaal Malmoga võõrsid, et selle nimel me praegu uuesti siis seda teist nii-öelda pre-seasonit alustasime. Teil on ka mingi kontrollkohtumine Vaasalundiga või midagi sellist on kuskil kirjas, et enne kui nii-öelda punktimängud uuesti lahti lähevad, et on need asjad, kontrollmängud tulevad ka ennem ikkagi, mitte ei lähe kohe mängima seda karika poolfinaali või liigamängu? Ja, et nüüd selleks nädalavahetuseks on meil Vaasalundiga mäng, järgmise nädalavahetuseks on ka juba mingi mäng planeeritud, et jah, liigume ikkagi selles nii-öelda 16. mai rütmis, nagu ma ütlesin, et plaan on see karika poolfinaal mängida ikkagi õigel kuupäeval hetkeseisuga. Kas sa kujutad ette ka, kui palju paremas situatsioonis sa tegelikult oled sellega võrreldes oma kolleegidega üle maailma, et sa oled Rootsis? Ma saan aru, et te olete teinud ikkagi meeskonnaga kogu aeg trenni ja olnud muru peal, olnud õues ja nii-öelda kogu aeg on tegelikult nii-öelda pallitreening käinud. No kui see põhise buum oli seal märtsi keskel, siis me tegime 2 nädalat pausi. Et siis tegime ise kõik, aga 1. aprillist oleme teinud täiest jõust meeskonnaga. Ja ei, no ma ütlen ausalt, ma küljut ette Eestis, kui on öeldud, et 2 inimest võivad vist olla 2 kaupa kuskil ja mingisuguse kindla distantsiga, et ma ütlen ausalt, mulle tundub see täiesti ekstreem, nagu, et siin ma vaatan, kui ma lähen parki jooksma, siis on, ma ütlen, et ma näen 100 inimesi seal tee peal kõndimas, et ma ei küljut ette seda, kui on 2 inimest 2 kaupa mingi distantsiga peavad hoidma, et muidu on probleemid, et ma ei küljut seda siin ette ausalt, et see on täiesti uskumatu minu jaoks. Jah, Kalev nagu oma selle mõttega jõudis sinna, et kui täna oleks ikkagi olukord, kus Eesti koondis tuleks kokku ja te saaksite seal kuskil A. Le Coq'i harjutusväljakul kokku, siis üks mees oleks täis vormis ja teised mehed oleksid tulnud vastu seina kõksimise pealt, eks ju, et kui sedagi. Jah. Et no ütleme nii, et koondise mänge, nagu sa vist oled aru saanud, see aasta äkki ei tulegi, et tegelikult ju ka päris jälle kummaline värk. No muidugi kurvaks teeb. Mis sa arvad selles mõttes, et need aknad ikkagi anda nii-öelda liigadele ära, et kas see tegelikult on hea mõte või mitte? See ilmselgelt eks ju töötab suurte liigade kasuks sel juhul. No ja, et kui ma mõtlen, et kui see ükskord siin pihta peaks hakkama, et kui veel koondise aken sinna sisse paigutada, et siis me ju ei jõuakski neid liigamänge kunagi ära mängida. Ma just mõtlen nagu Skandinaavia hooaegasid, et me ju alustame juunis ennustatavalt, et iga 4 päeva tagant oleks mäng, et jõuaks lõpuni mängida nii, et me ei peaks detsembris mängima lume sees seda mängu, et kui sinna vahele veel koondis paned, siis me paratamatult ju ei jõuagi neid mänge ära mängida, et võib-olla selles plaanis oleks isegi õige variant, aga muidu on muidugi väga kurb, et ei saa tulla koondisse, et pre-season hakkas juba lõppema, lugesin päevi, et saaks tulla koondisse ära siit sellest päris üksluisest jooksuharjutust ja nii edasi tegemisest, et sellest on väga kahju muidugi. Kuule, aga tuleme korra klubi juurde tagasi, et hetkel siis mänge ei ole, publikut ei ole ja AIK on lükanud käima sellise fännidele toetuskampaania, et mis jätaks meid ellu, mitte ainult nii-öelda siis vegeteerima kuidagi niimoodi ja taheti koguda siis 5 miljonit Rootsi krooni ja 20 märtsi hakkas peale ja 9. aprilliks oli rohkem kui pool raha juba koos, 2,9 miljonit põhimõtteliselt oli nädal aega tagasi juba kogutud.
et fännid pole klubi jätnud? Ei ole, et meil ongi selles mõttes, et fännid on hästi lojaalsed, et see on midagi uskumatut, et lükatakse mingi kampaania käima ja seal on kohe nii palju neid inimesi, kes sellest nii-öelda vedu võtavad. Et see kampaania ongi vist selline, et sa kas annetad raha või müüd mingit AIK sümboolikat ja sellest saadud raha kuidagi annetad klubile või ühesõnaga sa annad oma taskust raha klubile, et klubil oleks kergem seda perioodi üle elada. Muidugi meil on igasugused tasulised TV-kanalid, mis on AIK TV põhimõtteliselt, et seal sa näed meie klubi nii-öelda hingeelu, siselu lähemalt, seal kaameramees on meil pidevalt nagu trennis juures, et see on juba nagu ammu olnud, et see ka kindlasti aitab ja toob neid fänne, kes igapäevast võib-olla jalgpalli ei näe meid staadionil mängimas ka seda paketti nii-öelda kasutama ja muidugi ka see fännipood on meil võimas, et ma ütleks, et sa ei leia asja, nimeta mulle mingi asi, ma ütlen sulle, et seal on olemas, AIK poes on olemas see asi, millel on see logo seal peal. Teile kahele kalamehele ma võin öelda, et on ka üks lant AIK värvides, kahjuks kuldkalam ma siin otsa veel saanud ei ole, aga võib-olla jõuludeks äkki potsatab teilegi kuuse alla. Kuule, ma vaatasin ühte Rootsi telesaadet, kus AIK mehed olid ka kala püüdmas. Sind paati millegi pärast ei lastud, aga need, kes lasti, need nüüd kala püüda küll ei osanud. Ma ütlen ausalt, ma oleks pidanud seal paadis olema, aga see oli koondise nädalavahetus ja nad tegid seda koondise nädal hakkas ja see filmimine toimus esmaspäeval ja mina pidin esmaspäeva hommikul lendama ära koondise laagri algusesse. Aiga kahju. Ei, muidugi oli kahju. Kunagi, kui meil on rohkem aega siin kaamerate ees, siis ma võin rääkida pikki lugusid sellest, kui palju peab vaeva nägema, et jätta Kalevist sellise eduka kalamehe mulje mõnes telesaates, et see ei ole lihtne. Okei, aga ühesõnaga, klubi küsis fännidelt raha ja fännid tulid ja ma kujutan ette, et see 5 miljonit saadaksegi kokku. Aga mis seal nagu veel siis on, kuidas klubi on rasked ajal nagu enda kasuks tööle pannud, sa nüüd nimetasid fännitooteid ja nii edasi, aga on midagi veel? Ma ütlekski, et see telekanal, et see on kuidagi nagu eks praegu muidu vaata enne mänge ja asju, me tegime neid videosid ja asju, et nüüd nagu seda nii-öelda contenti neil ei ole, et nad peavad igast asju välja leiutama, et homme näiteks trennis paneme 3 meeskonda 7+1 ja teeme turniiri ja sellest tehakse siis video kõikidele fännidele, näevad, kuidas me jälle nii-öelda treenime ja mängime ja siuke võitlus ja hasart ka neile sisse. Et kindlasti TV-programmi variant on üks väga oluline ja kindel nagu sissetulekuallikas klubil hetkel ka. Et Gert Kams võiks Paide linna meeskonnaga ka midagi sellist teha ju. Aga meie ei saa treenida, me ei tohi treenida. Muidu Kams võiks käima lükata küll, ma nägin, et ta palliga kõksida veel oskab, et küll ta leiaks mingeid häid lahendusi seal ka. Kuule, aga sa oled leidnud endale ühe kutsumuse veel, et ma olen vaikselt tagasihoidliku veinisõbrana aru saanud, et sina tood Eestis veini maale. Räägi natuke sellest businessist ka, mis asi see nüüd on siis? No kutseks seda veel on vist vara nimetada, see on pigem hobi otsa komistamine. Et Markus Jürgensoniga Nii. 2 peale kuidagi komistasime sinna otsa ja nüüd on niimoodi, et kuna me ajame seda asja Eestis, siis põhiliselt tegeleb ikkagi sellega Maks, et mina välismaalt veel nii-öelda suurde mängu ei sekku. Aga jah, veinid on olemas, Kreeka veinid, palju nüüd Eestis ringi ei liigu ja nägime nii-öelda võimalust. Jürgenson presenteeris seda ikkagi nagu täiesti sellise huvitava seigana, lihtsalt istusite köögilauas ja arutasite veinide teemal ja siis tegite kohe firma ja kohe saite näidised ja kõik käis lihtsalt niimoodi ja nüüd on äri püsti. No umbes nii ta käiski, et ma ütlengi, et see on nagu siuke, me lihtsalt kuidagi komistasime sinna otsa, et kindlasti plaan on jõudsalt ja võimsalt nagu areneda aastate jooksul, aga eks me näe, kuhu see välja jõuab. Kas te jõuate ükskord Karoli ja Markuse veinipaari veini nautima jõuaks, seda näitab aeg. Ei no Jürgenson võiks ikkagi näidised teele panna, oleme ausad. See on näidiste kohta, ma segan vahel näidiste kohta, on minul info laekunud, et sa pidid aadressi andma, kontaktivaba koju vedu juba ootab sind, aga sa ei ole sellega jõudnud tegeleda, aadress on panemata jäänud. Annan, seda ma ei lase paluda kaks. Kui teist ka ei saa hiigelsuurt veini müüjat, siis igal juhul saaks teist suurepärase näite sellest, kuidas on võimalik kodus köögilaua taga ettevõtte asutada, ehk et EAS-i inimesed, kui te nüüd seda näete, siis siit on teile 2 ilusat poissi reklaaminägudeks kohe võtta ja kasutage see case study kenasti ära.
siis ühesõnaga see äri jookseb ka kenasti ja mulle tundub tegelikult, et sa oled meie viimaste nädalate kõige positiivsem kuju siin ekraanil üldse, sest et sa saad ikkagi elada vaba inimese elu erinevalt meist kõigist ülejäänud maailmast. Valgevenes ka ollakse vabad suhteliselt. Jah, et selles mõttes ma olen õnnelik, et valitsus on võib-olla niimoodi käitunud ja meile on nii-öelda teatava vabaduse jätnud, et eks aeg näitab, kas neil oli õigus või neil ei olnud õigus seda olukorda niimoodi talitada, et praegu rohkem midagi ei oskagi öelda, et muidugi, et Eestiga võrreldes ma ei kujuta ausalt, või Eestis olles, ma ei suuda ennast panna hetkel olekusse, kus ma siis olen Eestis ja pean olema 24/7 põhimõtteliselt toas luku taga, et see on tõesti minu jaoks natuke uskumatu praegu. No õues võib käia, aga mitte liiga palju, jah? Ega ma ei oskagi rohkem midagi küsida. Mul on väga hea meel, et kellegi hästi ka läheb. Tõesti on hea meel. No teil läheb ka hästi, ma näen, te olete alati positiivsed ja sellised rõõmsad. Toomas, ära unusta ka oma või seda aadressi panna sinna, kui Kalev seda aplikatsiooni. Tuleb minu aadressile. Ma ise vaatan sealt. Sa sorteerid ise või? Ta ei joo veini, ta joob ainult, ma ei teagi mida. No Kreeka veini ta küll joob, seda ma võin lubada sulle. Okay. Ja, ei, me ei tohi nüüd selle propagandaga ka siin üle piiride minna. Meie vaatajad hulgas on ka nooremaid inimesi, et me saame eeterväliselt seda kõike täpsustada, aga tõepoolest, et Karol Metsal ja Aikaal Rootsis on vähemalt, ütleme nii, et plaan on silmes. Me tõesti loodame, et need kuupäevad ka mingil moel peavad. See näiteks muule maailmale ka seda, et on võimalik ka kuidagi neid piire natuke lõdvemaks laskma hakata. Võib-olla saaksid keegi siis inspiratsiooni. Loomulikult iga riik on veidi erinev ja saame näha, mismoodi see sotsiaalne eksperiment seal teie juures lõpeb lõpuks. Igal juhul tore. Ole tubli! Aitäh! Teie samuti. Kõik head. Kõik head. Ja Karol Metsaga jutu lõpetuseks siis saame kiigata veel ka ikkagi kohta, kui Karol on suhteliselt vabaduses, aga me kuulsime, et mängud ikkagi veel ei käi, aga varsti plaanitakse hakata, siis on jätkuvalt üks riik siin suhteliselt lähedal. Kus on absoluutne vabadus. Kus on absoluutne vabadus, tõepoolest. Vähemalt, mis puudutab sporti. Ja see on jätkuvalt Valgevene. Me oleme küll kuulnud nüüd juba uudiseid, kus Valgevenes ikkagi, kuigi jalgpalliliiga mängud käivad, siis publik on hakanud neid mänge boikoteerima ja seal on kindlasti teadlikum osa publikust on otsustanud, et ei ole rahvarohketesse kohtadesse vaja trügida, aga tõepoolest endiselt siis Valgevene premium-liigas ehk et miks me seda räägime sellepärast, et Betsafe'i keskkonnast leiate endiselt mänge, mille peale saab panustada. Energeetik BGU Minskist mängib neljapäeval Gorodejaga ja selge favoriit ongi Minski sats 1,77 ja õhtul veidi hiljem teine mäng Minskis, Minski Dünamo, Grodnon ja Mann, nii et Minskis kõva jalgpalliõhtu neljapäeval on, aga keda võib-olla ei kõneta Valgevene jalgpall ja see, mis seal Patja valduses toimub, siis ega Betsafe'ist leiab ka palju muud. Täiesti kogemata märkasin näiteks, et juba täna võid ennustada siis nüüd juba 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste võitjat ja ma ei tea, Kalev, kas sa julged pakkuda, kes seal kõige suuremad favoriidid on? Täna jah, ma paneks Rootsi, kui täna peaks mängima hakkama, siis võiks Rootsi olla päris hea, aga ja Valgevene ka võiks olla, kui saab peale sinna. Aga ma pakun siis, et ju ta läheb sinna kuskile Saksamaa ja äkki Inglismaa. No Inglismaa on alati favoriit. No Inglismaa ilmselt on favoriit peamiselt ikkagi seetõttu, et need otsustavad mängud peaksid olema siis Inglismaal ja Wembley'l. Aga tõepoolest Belgia Inglismaa 6,0 on nende koefitsient, Prantsusmaa 6,5, Saksamaa Holland siis 4. ja 5. kohal 8,0, nii et umbes nii praegu Betsafe'is. Kui julgete nii pikalt ette ennustada, siis võite proovida. Proovige ja kohtumiseni teiega tegelikult juba ju reedel, jah? Et meil on ju taas tulemas jalgpalliviktoriin ja mis teemal meil seekord siis jalgpalliviktoriin tuleb, Toomas teab? Me teeme selle meistrite liigast, nii et kes tunneb ennast jalgpallis tugevalt, aga eriti need, kes tunnevad ennast meistrite liiga teemadel tugevalt, neil on kindlasti teiste ees väike eelis. Ja see esimene viktoriin oli meile hästi osavõtu rohke, loodame, et see 400+ inimest tuleb seekord ka täis.
Ilmselt me natukene reegleid muudame ka, kuna küsimused olid mõnede jaoks liiga kerged ja vastamise aeg liiga pikk, siis me teeme nüüd raskemad küsimused ja vastamise aja natuke lühema. Aga kutsuge kõiki sõpru siis reedel kell 8. Alustame laivis sama formaat nagu eelmine kord ja teeme ühe vägeva viktoriini, auhinnad on ka taas jälle olemas. Nii on, nii et püsige Betsafe'i kanalitel ja te saate veel palju toredat näha. Ja kohtumiseni.